Tere kõikidele VPC sõpradele. Täna ma näitan, kuidas paigaldada VPC aialippe paneelaiale. Siin on siis üks karp, üks komplekt siis VPC aialippe. Selle komplektiga saate ära katta standardmõõdus aiapaneeli VPC lippidega. Siin on kõik vajalik pakendis olemas. Teil on endal ainult vaja nuga, et pakend lahti lõigata, kaitseprille, kui teete lõiketöid, mõõdulinti või siis näiteks minul on tehtud tollipuust selline käepärane vahend, kuna mina paigaldan neid lippe siis aedadele rohkem. Valge marker, täna ma paigaldan tumehallja lippe, ehk siis sealt musta markerit on halb näha, kasutame valget markerit, kui te paigaldate pruune lippe, võib vabalt olla ka must marker, näpitsaid ja siis selline ketaslõikur, millel on tavaline metallilõike ketas, ehk siis et jääks ilus ja selline konkreetne lõige klambri kohtadele. Kui varasemalt oli meil kasutusel horisontaalsed detailid olid PVC-st, mis tekitas klientidele palju küsimusi ja võib-olla muret, et kuidas need vastu peavad päikesele, siis täna on meil asendatud kõik PVC detailid alumiiniumdetailidega, mis on siis pulbervärvitud, ehk siis anda veel pikem eluiga ja kvaliteet sellele tootele. Alumiiniumdetail on siis kaasas 2 ülemist kattedetaili, 2 alumist katte äärist profiili ja kuna on see 1,23 m, siis siin läheb vaja ainult 4 horisontaalset veeprofiili. Kui oleks 1,53 m või kõrgem, siis on juba vaja 6 detaili siis alumiiniumist veeprofiili. Ehk siis 1,23 m, 1,43 m on veel 2 selle veeprofiiliga, üks on üleval, teine all, ja kui 1,53 m, siis on neid veeprofiile aia sees 3 tükki. Ja nende lippide paigalduseks on veeprofiil vajalik. Kui pakend on lahti tehtud, kõik on asjad valmis, siis järgmiseks ülesandeks on ära märkida siis aia võrgu klambrite kinnituskohad siia esimeste lippide peale, mõlemale poole äärde. Ehk siis siia seda me ei saa ette toota, kuna need kinnitusklambrid on kõikidel aiapaneelidel erinevas kohas, ehk siis vastavalt nii, kuidas paigaldatud on. Aga et seda teha, siis ma vaatan niiviisi, et ülevalt jääks lipp kõige siis võrkpaneeli ülemise äärega tasa, siis ma teen siia kriipsud, siis vaatan, et see on tasa ja siis järgmised kriipsud ma teen juba siia alla. Ja samamoodi me teeme ka teisel pool. Veel kõrgematel aiapaneelidel võib olla isegi 4 kohas klamber, et seda juba vaatate täpselt enda aia juures, kui mitu klambrit teil külje peal on. Kui klambri kohad on lippide peal märgitud, siis järgmiseks muudan ära sügavused, et kui sügavad sisselõikvad nende klambrite jaoks tegema peab. Selle jaoks võtad mõõdu siis sellest viimasest vertikaalsest raadist kuni selle roostevaba klambri lõpuni. Praegu ma siit vaatan, et see on 1,5 cm ja siis ma märgin selle 1,5 cm sügavuseks siia peale. Ja samamoodi ma teen seda siinsamas all, vaatan siit, siin on ka 1,5 cm ja teisel pool paneeli mõõdan samamoodi ära, siin ma näen, et sügavus on 1,7 ja all on koguni 1,8. Nii et sellised mõõdud ma märgin siia lippidele peale ja siis hakkan kohe sisselõikeid tegema. Äärelipile on märked peale tehtud ja nüüd ma teen sisselõike nii sügava, täpselt selle märgitud kriipsuni, mõlemad sisselõiked nii sügavad ja siis juba murran selle näpitsatega ära. Mida ma võib-olla enne ei maininud, siis selline hea asi oleks ka selline töölaud võib-olla, kus selliseid lõikeid teha. Minul on sellised hästi lihtsad ja tavalised. Aga näed, nüüd on mul siin lõiked tehtud, võtan näpitsad ja siis murran niiviisi ära. Siis jääb kõik ilus ja korrektne. Kui sisselõige ei jää selline korrektne, näiteks see lõpuosa, näiteks nagu minulgi siin, kuna see on puidu tekstuur, 60% puitu ja plastikut ja segu on see, siis ta ei pruugi täiesti sirget ära lõigata, siis ma tavaliselt võtan noaga natukene, teen seda ilusamaks ja teisele poole ka. Nüüd on selline ilus ava klambri jaoks olemas. Siit poolt jäi mul korralik see ja sama ma teen ka teise poolega siis. Kui lõiked on tehtud, võtan ma selle lõigatud lipi, panen siit selle siia vahele, vaatan, et
lõikekohad ilusasti klapivad, et natukene mänguruumi ka vahel, siis ma võtan selle veeprofiili, siis panen need nurgad siit, ülemised või need kaugemal olevad nurgad siia taha ära, siis lükkan vastu aeda ja siis libistan seda sisse, niiviisi, et teiselt poolt jääb võrkpaneeli äärega servaga tasa. Ja võtan teise panen alla siis samamoodi nurga all, lükkan siia vahele ja lükkan selle välimise paneeli servaga tasa. Siis see esimene lipp jääb juba neid profiile hoidma. Järgmiseks sammuks võtan ühe lipi veel, panen siia kusagile lõpupoole, lükkan siit vahelt läbi, et ta seoks siis ilusasti need veeprofiilid siia ära, jätan alumise äärega tasa ja nii lihtne nende veeprofiilide paigaldus ongi. Ja nüüd teen täpselt sama teise poolega. Ja siis, kui teiselt poolt on ära pandud, vaatan, et nüüd oleks ilusasti kohakuti siit keskelt. Kellel on lühendatud aiapaneeli, näiteks otsast on võetud midagi maha, siis lihtsalt te peate horisontaalset detaile samamoodi lühendama. Et väga lihtne. Ja nüüd panen selle ka siit näiteks läbi, et hakkab siduma seda. Ja nüüd on põhimõtteliselt, võib öelda, et on paigaldatud, nüüd on ainult lipid siia vahele lükata ja ülemised, alumised katteprofiilid panna. Ja tavaliselt, kui ma neid paigaldan, siis ma võtan siit pakist sellise paraja koguse endale kõrvale, et ma ei peaks iga lipiga kükitama. Ja ma lükkan need lipid siia alla peaaegu välja. Järjest mingi kogus ära. Ja siis pärast kükitan ja panen alumised ääred sisse. Igas pakendis on 50 lippi, et meie Eesti toodetel, Eesti võrkpaneelidel on see, et on 50 lippi läheb siia sisse. Kui teie võrkpaneel on ostetud näiteks Lätist, Leedust või Hiinast, siis on see, et seal võib olla neid, et see aiavõrgu silm on natukene laiem. See tähendab seda, et siis läheb 46 lippi kasutusse, aga meie lipid sobivad ka sellele väga hästi. Ja vahet ei ole sellel, kas teie aiapaneel on 3 milli, 4 milli või 5 milli traadijämedusega, et meie lipid sobivad kõikidele variantidele. Nii, ja nüüd sai mingi posu neid ära pandud, kükitasin alla, nüüd lükkan siit alumised ääred ka sisse. Ja võtan uue koguse lippe jälle, et võrkpaneelile külge panna. Nii, kui kõik on nüüd pandud siia vahele, siis võtame alumised profiilid. Alumine profiil on sellise struktuuriga või kujuga, ehk see, kus on need nagad. Need nagad peavad jääma selle alumise profiili või siis ütleme horisontaalse traadi taha. Aga kui on näiteks 3 või 4 milline aiapaneeli võrgutraat, siis kui nad on alumiiniumist nüüd tehtud, siis ma kasutan natukene näpitsaid ja surun mingist äkki, ütleme enam-vähem ei tunde järgi, et 5-6 kohast natukene kokku poole. Ja siis ma võtan selle, nüüd läks nagu nõksuga, ja siis, et ta püsiks paigal, siis ma surun nüüd natukene kõiki paneele allapoole. Ja siis, kui on üks pool tehtud, võtan uuesti näpitsad ja alumise profiili ja surun ka neid natukene kokku poole. Ja paigaldan selle alla äärde. Ja silmas tasub pidada ka seda, et
aia all, et seda alumist profiili paigaldada, aia all võiks olla vähemalt 1 sentimeeter ruumi. Soovitan ära trimmerdada või eemaldada kõik heina aia alt ja aia paneeli nagu võrgu vahelt, kui on hein läbi kasvanud, seda ilusam ja korrektsem see jääb ja seda lihtsam on teil endal paigaldada, kui seda heina seal ei ole ja läbi võrgu ei kasva. Nüüd, kui see on tehtud, siis ma võtan ülemised kattepaneelid kilest välja ja ka sellel on selline struktuur või siis lahendus, et ühel pool on 3 sellist kõrva, teisel pool on 2 ja siin, kus on 3 kõrva, ehk siis siia vahele peab jääma see viimane horisontaalne traat. Ehk siis kui külje pealt vaatad, siis selle kohaga peab jääma kinni nagu hoidma. Et siin lipp, kui läheb soojaks, paisub, jahtub maha, ta natukene ikka siin sees mängib, et tal oleks seda mänguruumi natukene. Aga jällegi, kuna meil on alumiiniumist, siis tootmisel ei saa neid niiviisi kokku painutada, siis ma võtan alati selle ülemise katte kindlat pidi kätte ja ma surun neid kokku poole ja tavaliselt ma surun niiviisi, et see, kus on 1 alumine kõrv, surun siia 2 kõrva vahele ja ma teen alati samamoodi seda igal aia paneelil, sellepärast, et kui ma nüüd natuke seda painutan, seda alumiiniumit, et siis, et ta jääks pärast kõikide teiste samasuguste ülemiste katetega ka samasuguse nurga alla, et ei jääks nagu silma riivama seda, et on nagu erinevalt painutatud neid ülemisi profiile kokku. Ehk siis, kui te teete, las siis üks inimene teeb või kogu aeg ühtemoodi, et siis jääb see nagu samamoodi, sama ilmega. Näed, siia läks ja siia ka on ülemine katte paigas ja siis selle paigaldan siia poole naksti paika ja võime öelda, et saame lugeda ühe siis aia võrgupaneeli täidetuks lippidega, VPC lippidega. Ja ühelt poolt jääb siis selline ilme, kus jäävad need veeprofiilid näha, teiselt poolt aeda jääb sile ilme, kus ei ole veeprofiile näha. Kui te hakkate paigaldama väravatele lippe, siis tähtis on vaadata seda, et need klambrid, millega on võrkpaneel siia aia väravaraami külge kinni pandud, et nad asuksid siin ääres, mitte nagu selle keskosas, vaid just ääreosas, selle avaosas ning tavaliselt ma lõikan ülemisele, kui paneme selle lipi siia nüüd sisse, siis ma lõikan selle klambri koha sisse, mis need ülemises ääres klambrid on ja alumises servas, mis klambrid on. Et siis ma lõikan tavaliselt need kohad lipile sisse, siis ta jääb ilusasti siledalt. Siit keskel ei pea seda kohta sisse lõikama, sest ta jääb niikuinii niiviisi üle ulatuma ilusasti ja ta ei lähe pinge alla. Et just ülemises ääres olevad klambrikohad oleks vaja sisse lõiket teha ja all samamoodi. Aga ma ei tea, kas te juba panite tähele seda, et sellel väraval ei ole siin all siis veeprofiili kohta, on ainult üleval. Osadel aiaväravatel on ka nii, et see alumine tala on küllaltki lai, et need lipid saab ilusasti panna sinna tala ääre peale ja nad jäävad pidama. Aga kuna sellel ei ole see alumine tala küllaltki lai, siis mina teen sellise lahenduse, et ma puurin alumine, mis see katteprofiil on. Ma puurin sinna augu sisse ja ma kinnitan selle katteprofiili siia aia külge. Niiviisi, et ma pärast panen need lipid lihtsalt sinna alumise katteprofiili või alumise siis selle alusprofiili siis sisse ja jäävad ilusasti püsima. Ja ülevalt ma panen lihtsalt veeprofiili ning ülemise katteprofiili peale. Ehk siis ma teen niiviisi, et ülemist katteprofiili ma paigaldan sedasi, et ma kerin selle kruvi, keeran õrnalt lahti, et see aiavõrk jääb natukene siia nagu vabalt liikuma. Siis ma panen selle, kui mul on lipid vahele ära pandud, siis ma panen siia ülemise katteprofiili ja siis kruvin selle kruvi uuesti tugevalt kinni tagasi, siis jääb see ülemine katteprofiil ka siia ilusasti hoidma. Et midagi keerulist ei ole, natukene rohkem pusimist on kui tavalise võrkpaneeliga, aga lõpptulemus jääb väga hea. Kui teil on VPC lippide paigaldamise kohta küsimusi, siis helistage või kirjutage julgelt. Kui on mingi keerulisem olukord, saatke pilt ka juurde, siis on lihtsam üksteisest aru saada. Aga tegelikult need on väga lihtne paigaldada ja ma innustan kõiki ise paigaldama. Loomulikult pakume me ka paigaldusteenust või siis meie koostööpartnerid, kes on ka aiapaigaldajad, siis paigaldavad meie lippe. Mina igastahes tänan ja ma loodan, et kõik saavad enda
aialipik paigaldatud ja on selle lõpptulemusega väga rahul.